Väga tore, et te olete tulnud. Täna on siis, oleme jälle jõudnud edasi ühe sammukese võrra ja oleme siis Danieli raamatut järjepidevalt uurimas ja tungimas nendesse saladustesse, mis Jumal meile selle raamatu läbi on näidanud. Ja täna te olete kõik väga õndsad, et te olete tulnud, sest et minu arust me oleme jõudnud selle raamatu tippu. Ma ütleksin nii, et kui sa ronid mäkke, siis ühel hetkel sa jõuad sellesse tippu. Ja täna me oleme jõudnud selle raamatu nagu kulminatsioonini. Ehkki see on kõige lühem osa, mis me täna uurime tegelikult. Ehk siis Danieli raamatu 9. peatükk salmid 20 kuni 27, ainult 7 salmi. Aga nendest salmidest tegelikult, eelmine kord me jätsime need vahele, vaata. Me rääkisime 9. algusest ja 10. edasi. Aga siin on nüüd koht, kus piibel jõuab ühte sellisesse haripunkti ja Vana Testament, ma julgeks isegi öelda, et see on piibli raamatu üks tähtsaim prohveti kuulutus. Ja kui me uurime nüüd seda edasi, siis võib-olla kui me loeme kõigepealt salm 20, loeme siit edasi mõned salmid ja siis lähme selle juurde. Ja kui ma alles rääkisin ja palvetasin ja tunnistasin oma pattu ja oma Iisraeli rahva pattu ja heitsin oma anumisi Jehova oma Jumala palge ette, mu Jumala püha mäe pärast, kui ma alles palves rääkisin, siis tuli minu juurde see mees Gabriel, keda ma nägemuses varem olin näinud, kiiresti lennates minu juurde õhtuse ohvri ajal. Ta tuli ja rääkis minuga ning ütles, Daniel, nüüd ma olen tulnud sind targaks tegema. Su anumise alguses läks sõna välja ja mina olen tulnud teatama, et sa oled armastusväärne. Sellepärast pane tähele sõna ja õpi mõistma nägemust. Salm 24. 70 aasta nädalat on seotud su rahvale ja su pühale linnale üleastumise lõpetamiseks, patule piiri panemiseks, süüteo lepitamiseks, igavese õiguse toomiseks, nägemuse ja prohveti kinnitamiseks ja kõige pühama võidmiseks. Ja tea ning mõista sõna väljumisest alates Jeruusalemma taastamiseks ja ülesehitamiseks kuni võitud vürstini on 7 aastanädalat ja 62 aastanädalat. Siis on see jälle ehitatud turgude ja vallikraavidega kuid aegade surve all. Ja aegade lõpus pärast 62 aastanädalat kaotatakse võitu ja teda ei ole enam. Linna ja pühamu hävitab ühe vürsti rahvas, kes tuleb, selle lõpp tuleb uputusega ja lõpus on sõda. Hävitus on määratud. Paljude meelest ta ei hooli lepingust ühe aastanädala jooksul ja ta lõpetab pooleks aasta nädalaks tapa ja roaohvri hävitaja tuleb koletise tiibadel kuni määratud lõpp voolab üle hävitaja. Kui paljud said sellest aru? See on väga keeruline tekst, aga võib-olla tuleme natuke enne, kui me selle teksti juurde üldsegi läheme, vaatame nagu natuke mõnda asja sisse juhatavalt. Esiteks, pane tähele, mis see raamat ütleb. Ta ütleb nii, see samane mees, Gabriel, kes enne minu juures oli. Nüüd, siin on, ta seob selle sõnumi, mis nüüd see ingel ta läks rääkima ühe eelneva tekstiga, ühe eelneva sündmusega. Ehk siis teiste sõnadega, Gabriel oli käinud juba ennem Danielile midagi seletamas ja see, armsad sõbrad, on nüüd eelmisest korrast või üle-eelmisest korrast õieti, eks ole. Eelmine kord me vaatasime Danieli palvet. Nii et kui sa tahad teada, millest see jutt on, siis sa pead üle-eelmist piiblitundi kuulama, eks ole. Nüüd siin, no me loeme, et kui Daniel palvetas, siis Danieli nagu selline. Miks ta üldse palvetama hakkas? Ma võib-olla lähen nagu korra eelmise piiblitundi. Kui te eelmises piiblitundi kuulasite, olite kohal, siis te teate, et Danielil oli üks mure. Ta luges prohvet Jeremia raamatut, eks ole, seda rulli sealt ja ta nägi selle rulli pealt ühte sõnumit. Ta nägi, et 70 aastat on määratud Jumala rahvale selleks, et see üleastumine kaotada või siis see, nagu nii-öelda see karistus, see, mille pärast Iisrael on eksinud, et sellel nagu, see nagu lõpeb, eks ole. Ja Daniel nägi, et see aeg nagu hakkab täis saama ja see ajendas teda palvetama ja otsima Jumalat, tunnistama oma patte, oma rahva patte, eks ole, tegema eespalveid ja seisma seal müüripraos, eks ole. Ja nüüd on hämmastav, et kui ta palvetab ja ta otsib Jumalat sarnaselt, nagu me loeme siit sellest
eelnevast tekstist 9. peatükis, siis juhtub midagi. Tema juurde tuleb jälle see samane mees, kes talle ennem andis ühe nägemuse, ingel Gabriel, ja ta tuleb ja ta jälle hakkab rääkima. Ta ütleb talle sellised sõnad siin, eks ole, nüüd ma olen tulnud sind targaks tegema. Ma olen tulnud sulle rääkima asju, eks ole, mille pärast sa palvetad. Vau, kas ei ole imeline, eks ole, et kui me palvetame, kui me otsime Jumalat, siis Jumal tuleb ja hakkab meile rääkima nendest asjadest, eks ole. Aga vaene Daniel, kui ta oleks teadnud, et tegelikult see, mida nüüd Jumal talle ilmutab, et see on tegelikult nagu kõikide aegade suurim ilmutus ja profeteering, mida keegi kunagi üldse on terves piibliraamatus saanud. Kõige olulisem sõnum, kõige tähtsam, kõige täpsem profeteering. See on šokeeriv, kui me nüüd selle sisse lähme. Danielist veel üks võib-olla selline sõna, et muuseas selline väga huvitav statistika. Matteuse 24:15 on üks Jeesuse tsitaat, kui Jeesus rääkis ka lõpuaegadest. Ja see on hämmastav, et ainukene prohvet, keda Jeesus tegelikult tsiteeris, Vana Testamendi prohvet, oli prohvet Daniel. Nii et me näeme ka seda, et tegelikult Jeesuse elu ja tema teenistus ja kõik see on ka nagu seotud nagu ühte prohvet Danieliga. Ja nüüd see samane nägemus ka, mida siin ingel tuli talle näitama, tegelikult räägibki Jeesuse tulekust, räägibki Messia tulekust. Ja mitte ainult sellest, et ta räägib selle tulekust, aga ta räägib konkreetselt täpsete aegadega. Nüüd, siin on nagu, jah, et kui me vaatame 8, see peatüki ja Salm 14, eks ole, mis me siin lugesime ja uurisime, kõik see 8. peatükk, eks ole, siis me näeme seda, et siin jäi nagu see sõnum katki. Ja see sõnum jäi katki nagu sellega, et Daniel ütles nagu nii, et ma ei saanud aru sellest sõnumist ja see jäigi nagu pooleli. Ja seal oli selline huvitav nagu number, me tulen selle numbri juurde selle piiblitunni lõpus tagasi, see oli 2300 õhtut ja hommikut. See oli huvitav number, 2300 õhtut ja hommikut. Nii, Daniel ei saanud sellest aru, ütles, mina Daniel ei saanud sellest aru ja see jäi katki. Hämmastav asi, ma mõtlen ka selle peale, et eks ole meiega ka niiviisi. Väga sageli me loeme midagi piiblist või kuuleme midagi ja me ei saa nagu aru. Ja vahest Jumal laseb ka meid nagu jääda nagu katki mõnel asjal meie elus. Et vahest sa mõtled nii, et miks Jumal ei seleta mulle kõiki asju nagu detailides lõpuni, et ma kõiki mõistaksin lõpuni, saaksin aru. Noh, näed, siin on nüüd vana mees Daniel, kes on kõndinud Jumalaga juba 70 aastat ja rohkem, eks ole. Ja ka ütleb piibel, et näed, tema oli ka ühes kohas oma elus, kus ta ei saanud nagu aru, milles asi oli. Ta ei mõistnud seda, eks ole. Ja Jumal laskis tal jääda. Aga sõbrad, üks asi on hea, et kui me nagu, mida me siit näeme, on see, et kui me nagu laseme nagu neil asjadel ka, kui me nagu ei, kuidas öelda, nagu ei pahandu või nagu ei kibestu või tead, mis värk on, midagi aru ei saa, on ju värki, eks ole. Vaid kui me nagu laseme sellel asjal nagu nii-öelda panna riiuli peale selle asja. Ja öelda, et okei, ma ei saa praegu sellest asjast aru, las olla, ma panen selle riiuli peale. Ja tead, ühel hetkel Jumal tuleb tagasi meie juurde. Ja ühes teises olukorrast hakkab meile seletama seda asja, siis me saame sellest aru, me saame eelmisest asjast aru ja me saame paljudest muudest asjadest aru. Nii et ka igal asja aru saamisel on oma aeg. Me näeme siit sellist nagu huvitavat tõde nagu siin sellest asjast. Nüüd me tuleme ühe sellise väga huvitava asja juurde, kui nüüd Daniel, ma ütlesin, et ta nägi Jeremia raamatus seda, nagu me vaatasime siin 8. peatükis ka, oli määratud 70 aastat, eks ole, Iisraelile. Jeremia profeteeris. Jeremia oli siis prohvet, kes elas sellel ajal, kui Nebukadnetsar tuli ja vallutas, kui sa saad panna selle slaidi, kui Nebukadnetsar tuli ja vallutas ja kui nad viidi kõik see Iisraeli rahvas Paabelisse, eks ole, siin on üks selline huvitav, kuidas seda nimetada, see ei ole nagu maal, aga see on selline seina uuristus, kuidas see on täpselt, ma ei tea. Aga siin on ka nagu sellest, kuidas nad viiakse vangi. Kui nüüd Daniel, kui nüüd Jumal nagu ilmutab juba, et see aeg saab olema 70 aastat, siis nüüd sellel sama numbri alusel Jumal tuli seletama tegelikult ühte väga olulisemat, palju olulisemat profeteeringut. Ja nagu ma ütlesin, see on siis nagu piibli üks kõige olulisemat profeteeringut ja selle nimi on nagu 70 aasta nädalat
Nüüd mida see tähendab? 70 aasta nädalat. On väga huvitav, et see heebrea keeles on üks ja sama sõna nädalale ja numbrile 7. Ehk siis nädal on Shavua ja number 7 on Sheva. Need on nagu, ma ei tea, kuidas seda täpselt eesti keelde siis tõlkida, aga need on nagu seotud sõnad, eks ole. Ehk siis nädal on ka nagu, see sõna nädal on ka nagu 7. Ja ma arvan, et selle aluselt nagu see ilmutus hakkabki nagu siis argnema. Ka Salm 24. 70 aasta nädalat on seotud su rahvale ja su pühale linnale üleastumise lõpetamiseks. Nüüd see sõna seatud on väga huvitav sõna heebrea keeles. See sõna on chatak. Nüüd miks ma seda seletan? Mitte selleks, et heebrea keelt sulle täna õpetada, aga see sõna chatak on sellepärast huvitav sõna. Eesti keeles tõlgitakse seda sõna nagu seatud, aga see on, ütleme, piiblis see sõna esineb üks kord ja siin, mitte rohkem. Aga see sõna chatak tähendab heebrea keeles, see tegelikult tähendab täpsemalt lõigatud või välja lõigatud. Nüüd, kui sa kujutad ette, eks ole, kui sul tuuakse sünnipäeval tort lauale, eks ole, ja sulle lõigatakse välja sealt üks tükk ja antakse sulle, eks ole, siis see heebrea keeles oleks see chatak. See on üks tükk, mis on lõigatud sulle, antud sulle kandiku peal. See on nagu üks osa, mis on eraldatud selle konkreetse asja jaoks. Ja nüüd, kui ta räägib siin nagu 70 aasta nädalat chatak või siis 70 aasta nädalat on nagu Jumala poolt välja lõigatud ajast. Jumal on lõiganud selle aja välja, et sellest ajast eraldada oma rahvale ühe arvu üheks teatud sündmuse jaoks. Eks ole, see on päris põnev, kas ei ole? Kui sa hakkad mõtlema nagu selle peale, et nüüd, mida see nüüd tähendab? Miks Jumal lõikas ühe konkreetse aja välja ja eraldas selle oma rahva jaoks? Nüüd me hakkame uurima, mida see tähendas. Miks Jumal selle 70 aasta nädalat eraldas välja? Nüüd, see 70 aasta nädalat tähendab teiste sõnadega ütleme nii, et 70 aasta nädalat, see on nagu nädalas on 7 päeva, eks ole. Ja kui see oleks siis 7 korda 70, palju see on? Matemaatikud? 490, väga tublit. Eks ole, 490 aastat meie keeles. Kui me tõlgiksime selle ära nagu, nüüd Jumal eraldas chatak 490 aastat teatud asjade jaoks, oma rahva jaoks. Nüüd, mis asjad need 490 aastat oli? Aga nüüd see, miks Jumal paneb selle sellisesse huvitavasse vormingusse nagu 7 korda, eks ole, miks ta korrutab seda nii, me näeme seda hetke pärast. Nüüd ma andsin teile mõningad väga olulised paberid seekord. Ja ma andsin teile paberid sellepärast, et kui ma lihtsalt ainult räägiksin ja sulle ei jääks midagi kaasa võtmiseks, siis ma arvan, et see jutt on üsna selline, et sa pead sellele saama pihta. Nüüd palu, et Jumal sinu mõistust täna tervitaks, et sa suudaksid keskenduda ja selle asja peale nüüd vaadata. Nüüd see sama paber, kui sa vaatad seda paberit, jah, on sul see käes, võta see kätte. Nüüd siin on väga hästi see 70 aasta nädalat nii-öelda tõmmatud liinile. Nüüd, kui me loeme siit 24. 25. salmist, siis siin toob üles 7 põhjust või 7 asja, miks on nagu chatak, eks ole, eraldatud see aeg Jumal rahva jaoks. Nüüd esiteks, loeme need 7 asja ülesse. Esiteks, üleastumise lõpetamiseks. Mis siis üleastumine oli? See põhjus, miks Iisrael viidi Paabelisse vangi, oli nende üleastumine. Eks ole, üleastumise lõpetamiseks. Nüüd 2, patule piiri panemiseks. See patt oli ja ülekohus oli niivõrd võimsaks läinud, Jumal tahtis selle piiri panna. 3, süüteo lepitamiseks. Eks ole, iga süütegu peab olema Jumala ees lepitatud, eks ole. Selleks oli vaja siis seda aega. 4, igavese õiguse toomiseks. See kõik on selles tekstis kirjas. 5, nägemuse kinnitamiseks, ehk siis see nägemus, mida Jumal nüüd andis Gabrieli kaudu, eks ole. 6, prohveti sõnumi kinnitamiseks. Et see oli nagu prohvetlik asi. Ja 7,
kõige pühama võidmiseks. 490 aastat. Nii, nüüd, kui sa vaatad seda teksti siin, siis sa näed seda, et siin on kõigepealt see 69 aastanädalat on nagu jagatud kahte osasse. Esimene osa sellest 69 aastanädalast on 62 aastanädalat. Okei, ma tulen natuke järjest. See on jagatud 62 pluss 7 pluss 1. Nüüd see on väga oluline järjestus siin. 62 pluss 7 pluss 1. Nii, nüüd Jumal tõmbab siin, kui ta ütleb, et sul on eraldatud see aeg, siis ta tõmbab nagu selle joone ja annab meile ühe sellise nagu alguse punkti, eks ole. Alguse punkti. Nüüd, millest see alguse punkt siis algab? Nüüd, ütleme nii, kui sa tahaksid hakata Gregoriuse kalendri järgi seda kõike arvestama, siis kindlasti tekib meil, ehk siis Gregoriuse kalender on see, mille järgi me täna elame. Teate seda, jah? Olete kuulnud? Aastate jooksul või aegade jooksul on inimesed kasutanud väga palju erinevaid kalendrid. Ja see ka viimane kalender võeti kasutusele, ma täpselt ei teagi, mis aastas oli. Ma ei ole nii hästi selles asjas arenenud, aga sellel ajal, kui Daniel sai selle nägemuse, siis oli teine kalender. Ja juutidel oli veel omakorda teine kalender, eks ole. Nendel tänapäeval jookseb see kalender aasta 5770, mis ta oli, 3 on praegu ja nii edasi, eks ole. Aga nüüd, kui sa tahaksid uurida seda Gregoriuse kalendri järgi, siis sa ei saa. Sa pead arvestama seda, et see 2500 aastat, millest nüüd räägib see samane periood sellest esimesest aastanädalast kuni umbes tänaseni, umbes 2500 aastat, eks ole, siin on kindlasti eksimise selline võimalus. Aga nüüd see, mis siin on piibli uurijad välja arvestanud selles asjas, on võetud arvesse erinevad kalendreid, aegu ja asju ja siit tuleb nüüd selline graafika. 60 ehk siis esimene asi, mis toimus. Esimene asi, mis toimus, oli see, et kuningas laskis minna juudit koju. Ehk siis eesti keeles ütleb, et tema oli kuningas Koores, tegelikult tema nimi oli Küüros, aga eesti keeles on ta tõlgitud Kooreseks. Tema laskis oma rahva minna koju milleks? Selle jaoks, et nad ehitaksid üles Jeruusalemma ja templi ja taastaksid selle nii, nagu siin täpselt räägib, eks ole. Nüüd selleks kulus 7 nädalat või siis teiste sõnadega 49 aastat, eks ole. Väga hämmastav asi, siin just täpselt räägib neist arvudest. Ja kui sa vaatad nüüd ajalugu, siis sa näed, 49 aastaga ehitati üles Jeruusalemm, müür ja 49 aastat, 7 nädalat, ehk siis selle nädala arvust järgi nii. Ehitati üles aastal 445 aastat enne Kristust, siis kuningas Küüros laskis nad minna, käskis neile ehitada üles linna, on ju, ja see võttis aega 49 aastat. Nii. Nüüd järgmine periood, mida nagu piibel toob meile välja, siis kui müürid on valmis, nii, esimene oli siis 49 aastat. Nii, müürid sai valmis, linn sai valmis, nii, nüüd Daniel rääkis järgmist ajalõigust, eks ole, või Gabriel Danielile. Ta ütles, nüüd järgmine ajaperiood saab olema siis 62 aastanädalat. Ja mis see siis on? See on kuni müüride valmisest, kuni võitud vürsti või messia ilmumiseni. Nüüd kujutad see ette, eks ole, Daniel rääkis, või Gabriel rääkis Danielile messia ilmumisest ja ta ütles, millal messias ilmub. Ta ütles talle aja ja kas sa teate, kui huvitav see tegelikult on, et kui arvestada välja kõiki need kalendrid, siis te teate, et paasapüha, eks ole, millal siis Jeesus suri ristil, on tegelikult täpselt samas kuus, kui juudid said valmis Jeruusalemma linna. Täpselt sama kuus. Meie kalendri järgi märtsikuus.
eks ole, siis on paasapüha, enam-vähem seal kandis. Isegi tänapäeval kõik kõiguvad kalendrid. Me läheme just järgmisel aastal ülestõusmispühadel Venemaale, on ju, et see on 5 nädalat on vahe. Isegi kohalike kalendritel, mis sa siis muust räägid, eks ole. Aga järelikult siis see oli täpselt see samane ajaarvestus selle aja järgi, mida ingel siin talle nagu tõi välja, eks ole. Ehk siis, kui müür sai valmis 62 aastanädalat. Nüüd, mida me saavutame siin? Väga hämmastav asja me saavutame siin on see, et 62 pluss 7 on kui palju? 69. Hämmastav asi, eks ole. Nii, 62 pluss 9 jäi kui palju veel? Üks aastanädal. Kui palju see teeb kokku aastaid? 7 aastat. 7 aastat jäi. Nüüd, mis toimus? Miks pärast jäi aeg seisma? 69 aastat sai täis, aeg jäi seisma ja nii-öelda Jumal vajutas selle asja nagu pausi peale. Nagu sa vahest vaatad videomakki või DVD-d on ju. Mängib pausi peale. Ja kujuta ette, see asi jäi pausi peale. Miks? Nüüd, kui sa vaatad oma seda sama graafikut, nii, sa näed, et siin on vahepeal üks sükene lõhe. Miks on see lõhe? See lõhe on ühel põhjusel. See lõhe on sellel põhjusel, et juudid hülgasid Messia. Nad hülgasid Messia ja Jumal pani selle rahva pausi peale. Ta vajutas seda nuppu, aeg ja seisma. Kujuta ette, 1 aastanädal oleks jäänud, 7 aastat oleks jäänud ja aeg oleks läinud lõppu ära. Ajastud oleks lõppenud ära, aga kuna nemad hülgasid Messia, nüüd mis juhtus selle ajavahemiku sees? Mis selle skeemi peal me näeme siit see, vaata, kui sa vaatad seda, see ajavahemik paistab hästi väike, eks ole, näed, siukene. Tegelikult see ajavahemik on aastast 30 kuni tänaseni, eks ole, aastast 30 kuni tänaseni. Mis selles ajas toimub? Mis selles ajas toimub? Kui sa loed oma seda graafikut, siis sa näed, et siin on kirjutatud, et see on paganate aeg. See on see, millest me rääkisime siin 2 pühapäeva tagasi, eks ole, ka koosolekul. Et see on paganate armu aeg. Johannese 1 ütleb nii, et ta tuli omade juurde, 1.14. Ta tuli omade juurde, aga omad ei võtnud teda vastu. Mis siis juhtus? Aga kõigile, kes teda vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks. Nii, aga nüüd juudi rahva pärast juhtus see asi, et kuna nemad hülgasid Messia, kuna nemad tõukasid ta välja, ütlesid, et tead, me ei taha siukest Messiat, on ju. Siis Jumal pani nende asja pausi peale seisma. Kõik. Nende ajalugu jäi seisma. 7 aastat oleks jäänud veel, jäi seisma. Vau. Ja nüüd te teate, mis juhtub? Hämmastav asi on see, kui sa nüüd vaatad seda ajaperioodi, nüüd pärast seda on üks siuke nool siin. Ja mis see nool tähendab? Siia on kirjutatud alla. Pühad ülesvõtmine. Millal algab see viimane 7 aastat Iisraeli rahva jaoks? See algab siis, kui Jumal võtab üles koguduse. Wow. Nii, nüüd kui sa vaatad seda järgmist kava, järgmist graafikut, sa võid neid kodus süvenenult lugeda, ma räägin sulle täna selle nagu, kuidas öelda, üldise pildi sulle sellest, sa kindlasti mine kodus. Nüüd see on selle viimase aja jaoks, selle viimase 1 nädala jaoks, 7 aasta jaoks, ehk teiste sõnadega. Nii, 7 aastat. Mis selle 7 aasta sees siis toimub? Kui Jumal võtab oma koguduse üles, ehk siis meie, kes me oleme, meie, see teine kava läks ära, meie, kes me oleme, meid võetakse ära, siis Jumal laseb selle pausi nupu nii-öelda nõkstigi lahti ja see viimane 7 aastat hakkab käima. Kui sa loed läbi piibli, ilmutusraamatus, Taanieli raamat, terve piibel on täis seda arvu, et see viimane aeg, see 7 aastat juudi rahva jaoks on viimane ja väga oluline aeg. Nüüd me oleme siin seda rääkinud korduvalt, et praegusel ajal, kus meie täna elame, üldiselt Iisraeli rahvas, juudi rahvas, nemad ei tunnista Jeesust oma messiana ja minu arust see on üks suurimaid imesid, mis üldse on, et nemad seda ei tee. Sest kui üks inimene loeb Taanieli raamatut, siis seda sama teksti, mida me täna siin uurime ühes koos, on väga raske teisiti üldse mõista. See on nii selge.
See on nii selgelt siin kirjas, eks ole. Aastaarvud, numbrid, kõik on paikas ja ometi Jumal on pannud nende silmad ette ühe katte, et nad ei saa aru sellest. Nad ei mõista, eks ole. Et see samane võitud vürst, kellest Piibel siin räägib, see ongi Messias. Nemad ütlevad, et Messias peab veel tulema, me ootame Messiat. Ja see on Jumalast. See on Jumalast sellepärast, et võt see samane vaheauk, mis selles teises kavas on seal, on ju, et selle augu sees meie saime sisse minna, eks ole. Nii. Ja nüüd, kui nagu kirjutab Paulus oma kirjas, et kui paganate täisarv on läinud sisse, kui viimane pagan, kui see viimane kell on tiksunud, viimane mittejuut on läinud sisse, Jumala aeg saab otsa, siis mis juhtub? Jumal võtab oma kogudus ära, maa pealt. Ja see on üks suur sündmus ja pärast seda algab peale see viimane üks nädal. Nüüd, kui sa vaatad seda ühte nädalat siin see on väga huvitav aeg, et see viimane nädal on üldjoones jaotatud pooleks. Ehk siis 3,5 aastas. Kui sa paned tähele, siin keskel on selline vahe. Ehk 1260, siin on täpselt vahe. Nüüd, ilmutuse raamatut lugedes, ma ei hakanud sulle täna need kõiki kirja kohta siin välja tooma, et seda asja mitte väga keeruliseks ajada. Ilmutuse raamatus räägib väga konkreetselt antikristusest, eks ole. Nüüd, ma võib-olla ka enne me oleme siin rääkinud ka Taani raamatus nendes profeteeringutes ja ilmutuses antikristusest. Ja ütleb antikristuse kohta ühe väga huvitava lausega Taani raamatus, et ennem peab kõrvaldatama ära see, kes teda takistab, tema ilmsiks saamist. Ja see samane, kes teda takistab, ei ole mitte keegi muu kui Jumala kogudus. Jumala rahvas, kellel on täna see ilmutusaru saamine tema isikust, tema tegevusest, et see põhjus, ütleme nii, et täna on tähtis päev, kui me siin istume täna, valitakse Ameerikas presidenti. Ja rahvas läheb oma vaba tahtega hääletama ja valima kedagi, eks ole. Ja nad valivad ühe nendest, kes nende arust tundub parem. Nüüd, kui oleks meil üks selline kandidaat, kes vastaks igati Piibli antikristusele, eks ole, näiteks, vastaks, ja sina ja mina me peaksime hääletama minema, siis meie kristlastena oma teadmisega Jumala sõnast, oma arusaamisega meie kunagi ei valiks teda, eks ole. See inimene ei saaks kunagi võimu maa peal, kui kogudus on siin maa peal. Ta ei saaks võimu. Miks? Sellepärast, et vahelt peab kõrvaldatama see, kes teda takistab. Kes see on? See on kogudus. Ja kui kogudus võetakse ära, siis me näeme juudi rahvast, nagu ma ütlesin ka, et Jumal on nende silmad pand kinni, nemad ei saa aru sellest. Ja Piibel kõneleb sellest, et nemad, et alguses tema teeb nendega lepingu. Me seda uurime siin, ma arvan, järgmine kord vist räägib sellest 11. peatükis. Et ta teeb selle rahvaga lepingu ja ütleb nii, et 3,5 aastat, ehk siis pool sellest ajast, ta peab seda lepingut. Mida juudi rahvas täna tahab saada? Ta tahab saada oma maad tagasi, eks ole, mis ajalooliselt on neile kuulunud, nad tahavad saada tagasi oma õigused ja asju, eks ole. Ja mina arvan seda, et antikristus on see, kes ütleb ja, absoluutselt, ma annan teile kõik, ma luban teile kõik, on ju. Ja nemad on tema poolt, nad hääletavad tema poolt, valivad teda terve maailm, eks ole, ja nad teevad seda, eks ole. Ja mida ütleb? 3,5 aasta pärast, ehk siis selle 7-aastase perioodi keskel, 3,5 aastal Piibel ütleb, et ta rikub seda lepingut ja tuleb nende vastu, ta hakkab neid taga kiusama. Ja siis ütleb Piibel nii, et õnnis on see, kes elab üle selle pool aega. Vau, see tuleb tõsiselt raske aeg selle rahva jaoks. Ja siin, nagu siin üleval on kirjutatud, eks ole, selles osas siin, et Piibel nimetab seda mitmes kirjakohas, Jeremia 37 ja Matteuse 24-21, ta nimetab seda Jaakobuse viletsuse ajaks. Et see on selle rahva kõige raskem, kõige kitsam ja aastuse aegsem aeg, sest et antikristus hakkab neid taga kiusama, tapma, hävitama, eks ole, ja hakkab pöördub nende vastu täielikult, eks ole. Nii et siin on siis kirjas, sa võid seda ise uurida, eks ole, ja vaadata, panna need kahte asju kõrvuti. Nüüd, kui sa selle teise asja saad veel korra tagasi panna, selle teise graafiku, siis mis on nagu väga huvitav seda ka vaadata, eks ole, siin all osas. Pane see teine tagasi. See. Et siin all osas on toodud välja
siin on toodud välja need materjalid. Mis see siis on? See on see kuldkuju, millest me vaatasime, oli see teises peatükis, jah? Ju ammu. Nii, nüüd see kuldkuju vastab täpselt kõik need rauamaterjalid või need metallmaterjalid, need vastavad täpselt teatud ajastute perioodidele, kui me tuleme selliselt siit niivsi. Need vastavad kõik nende perioodidele täpselt, eks ole. Alguses oli kuld, kui oli Nebukadnetsari aeg, eks ole, siis oli hõbe, siis oli pronks, eks ole, ja kõik me võime need panna siia ritta ja nüüd siin all osas on see raud ja savi. Ehk siis teiste nädalaga, kui tuleb see viimane nädal, siis on see aeg selle rauale ja savile. Ehk siis teiste sõnadega, see samane impeerium, mis on segatud rahvastes kokku, see on valitsemas lõpuajal. Ja sõbrad, kui sa väga hästi täna vaatad poliitikat, siis sa näed, et tegelikult see maailm on minemas just sinna suunda. Maailm on ühtlustumas. Sa näed seda, et maailma võim on järjest rohkem minemas globaalsemaks, eks ole. Et põhimõtteliselt üks riik enam ei määra midagi. ÜRO on, eks ole, siis on rahvastarusoon, on NATO-d, on igasugused majanduse ühendused, eks ole, G7, G10, G12, on igasugused, järjest rohkem võim hakkab minema, ei ole enam sellist asja, nagu oli Piibli aegadel. Oli olemas üks impeerium, eks ole, Aleksander Suur, tema valitses, tegi Kreeka võimu, kreeka keele, hellenistliku kultuuri, kõik seda nautisid ja elasid sellest, tuli Rooma, eks ole, Rooma tegi oma seadused, oma kultuuri, oma arhitektuuri ja nii edasi, eks ole, Rooma valitses, eks ole, kõik muud rahvad olid selle all, aga täna ei ole enam nii. Panete te tähele seda? Mitte ükski rahvas maa peal tänapäeval ei valitse selliselt, nagu valitses selles graafikus need samad materjalid. Ei ole olemas sellist asja, eks ole. Kui sa paned tähele, igas valdkonnas hakkab muutuma just see asi täpselt nii, nagu need jalad, kus oli 10 varvast, mis oli segatud. Ja seal me siis nägime seda, eks ole, et see segatud metall tähendaski seda, et see oli savi ja raud oli kokku segatud, ehk siis erinevad rahvad olid kokku segatud, nad ei segunenud oma vahel. Nad ei segunenud, nad olid rabedad ja sellepärast ka ühel hetkel tuli see kivi ja purustas selle, eks ole. Ja sõbrad, see on just täpselt see, mida me täna näeme maailmas toimumas, eks ole. Nii, nüüd, kus me oleme omadega? Me vaatasime nagu selle üldiselt läbi ja lähme nüüd, vaatame nüüd mõnda asja veel nagu selliselt detailsemalt natukene, eks ole. Nagu ma ütlesin, see oli hämmastavalt täpne profeteering, mida siin Daniel andis, eks ole. Ja just Messia ilmumise suhtes, Jeesuse ilmumise suhtes, eks ole, et ehk siis kui müür saab valmis, siis sellest ajast on jäänud veel 62 aasta nädalat, ehk siis 62 korda 7. Ma ei tea, kes täpselt jõuab korrutada. Nii, tema ilmumine siis pidi toimuma 69 nädala möödudes mainitud ajahetkest arvestades. Alguses siis, jah. Ja see pidi tulema ilmseks siis sõnadest, kuni võitud vürstini on 7 aasta nädalat ja 62 aasta nädalat. Nii, veel sagedamini on või veel selgedamini on nagu toodud välja see, ma loen sulle ingliskeelsest Living Biibli tõlkest, peab kuluma 49 aastat pluss 434 aastat sellest ajast, mille antakse käsk Jeruusalemma taastamiseks, kuni tuleb võitu. Nüüd pane tähele, see aeg, millal Daniel seda nägemust nägi, ei olnud veel jõudnud sellesse aega. Ehk siis 434 aastat pluss 49 aastat oli kokku see aeg siis, eks ole. 49 aastat, selle ajaga nemad pidid ehitama Jeruusalemma valmis ja 434 aastat kuni Messia tulekuni. Ja, või siis risti löömiseni juba, jah, kuni see vürst kaotatakse, eks ole. Ja nüüd on huvitav, kui sa nüüd vaatad Luuka evangeeliumi järele, seda vaatame nüüd, kui see kuningas, ta on väga raskesti hääldatav kuningas, ma ei tea, kuidas ta eesti keeles, aga tema tegelik nimi on Artaxerxes,
Artaxerxes, jah? Artaxerxes esimene. Kui tema andis siis selle käsu, siis 483 aastat me jõuame aastasse 27 peale Kristust, ehk meie aja arvamise järele siis, eks ole, mil võitu siis pidi ära kaotatama. Ja Luuka evangeeliumi järele me siis loeme seda ajahetke, Luuka 3, 1, 2 ja siis 21, 22. Keiser Tiberiuse valitsuse 15. aastal, kui Pontius Pilatus oli Juuda maavalitseja ja ülempreestriks olid Annas ja Kaifas, sai Jumala sõna Sakariase poja Johannese kätte kõrves. Ent sündis, kui kõike rahvast ristiti, ka Jeesus oli ristitud ja palvetas, et taevas avati ja püha vaim tuli ihulikul kujul alla tema peale nagu tuvi. See oli hetk, kus Jeesus sai võitud. Aasta 27. Arvatakse umbes, jällegi ma ütlesin, et kalendrid võivad kõikuda, aga see on ikka üldine arvamus ja kõik nende kalendrite kompromiss, et aastal 30 umbes Jeesus löödi risti, ehk siis meie kalendri järgi märtsikuus, paasapühal, eks ole. Nii, see oli aasta 27, kui Jeesus ilmus Jordani äärde Johannese juurde. Luukas räägib, et see oli keiser Tiberius ajal ja ajaloost me näeme, et täpselt see nii oli. Keiser Tiberius alustas oma valitsustegevust tegelikult juba keiser Augustuse kaasvalitsejana. Nüüd Mart teab siin hästi ajalugu, eks ole. Et tegelikult Augustus oli selline vend, et tema juba valis nagu Tiberiuse oma, kas ta oli kaasvalitseja või selline nagu, ta juba nagu alustas oma maa, ta ei olnud veel päris keiser, eks ole, aga tema nagu juba alustas oma sellist tegevust, eks ole. Ja siis, kui ta sai pärast nagu päris kuningaks ja siis ütleme, ajalugu nagu tõestab seda, need ajaperioodid seda, millal see oli. Nüüd Gabrieli sõnade kohaselt pidi Messias ilmuma 69 aastanädalat. See on siis 7 pluss 62 aastat ehk 27 peale seda, aastal 27 peale Kristust, eks ole. Ja järgmine asi, mis on väga oluline tähelepanu, salm 24, üleastumise lõpetamiseks, patule piiri panemiseks ja süüteo lepitamiseks. Nüüd me vaatasime neid 7 asja, eks ole, mida siin nüüd pidi olema. Nüüd vaatame neid 7 asja natukene üksikasjalikumalt. Üleastumise lõpetamiseks. Nüüd üleastumine, patt ja süüteod iseloomustavad seda seisukorra, milles juudid nõnda samuti ka kogu inimkond olid enne Messia saabumist. Tema tuleku eesmärgiks oli nende pattude kustutamine, enda ohvri ja lepitussurma läbi. Maailm pole enam see sama peale Jeesuse tulekut, peale võitud vürsti tulekut, nagu siin väljendab, eks ole. Pätt, ärataganemine, kurjad teod, eks need eksisteerivad tänapäevalgi, eks ole, et need ei ole kusagile kadunud, aga need on lunastatud. Tänapäeval need on lunastatud. Iga inimene, kes võtab selle lepituse lunastuse vastu, ta saab päästetud, eks ole. Wow. Sellepärast me peamegi vastu võtma selle. Ei ole lihtsalt piisav, et sa nagu tead neist asjadest, vaid me peame selle vastu võtma. Nüüd salm 24 ütleb veel huvitavalt, et patu asemele tuleb igavene õigus. Ta räägib seal õigusest, eks ole, või õigsusest. Ja? See tähendab seda, et see, kes usub Kristusesse, see arvatakse temale õiguseks. Nüüd me näeme seda, et need asjad räägivad, see võitud vürsti tulek, see räägib nagu selliseid uusi väljendusi, mis ennem teda ei olnud, eks ole. Piibel ei kasuta sõna õigsus või õigus enne Jeesust, eks ole. Nüüd nägemuse ja prohveti sõnumi kinnitamine. See tähendab prohvetliku nägemuse täitumist. 70 aasta nädala sündmused on erilisel viisil tagatiseks eelmise peatüki 14. salmis mainitud lubaduse lõplikust kinnitamisest, eks ole. Ja et siis Jeesuse elu või tema läbi siis nagu täituvad väga paljud Vana Testamendi profeteeringud ja ilmutused, eks ole. Ja näiteks, kui me loeme Jesaja 53, eks ole, seal räägib kannatavast vürstist, eks ole. See on Jeesus, salm 22, Taavet kirjutab jälle, see räägib jälle kannatavast vürstist või Jumala sulasest, eks ole. Kõige pühama võidmine. See tähendab, et Kristus läks oma ülestõusmise järel taevasse pühamusse. Nüüd on hämmastav, eks ole, et
kui nüüd juudid hülgasid, kui tuli see vaheauk sinna sisse, eks ole, nagu siin selle kava peal me näeme, see sama vaheauk, eks ole, nad hülgasid Messia, siis tegelikult on hämmastav asi, et kui tempel hävitati Jeruusalemmas aastal 70, eks ole, pärast seda, kui nagu siin kasutab, Salm 26 ütleb, et ühe vürsti rahvas, kes tuleb, see hävitab, eks ole, templi ja linna ja pühamu. Nüüd me teame, kes see rahvas oli, kes see rahvavürst oli. Need olid roomlased, on ju. Ja see räägib nagu teiskordsest templi hävinemisest, eks ole. Ja nüüd, kui Jeesus, kui tema suri, eks ole, ja kui tempel hävitati, siis toora järele tegelikult ohvrid ei saa ega tohi tuua mujal kui ainult templis. Ja nüüd, kui tempel hävitati, siis järelikult see oli nagu Jumala märk inimestele või sõnum, nüüd ei ole enam vaja ohvrit, sellepärast, et tema on see ohver. Ja nagu me oleme mitu korda rääkinud ka siin nendes piiblitundides on see, et lõpu ajal me näeme seda mitmetes profeteeringutes ja kirjakohtades, et juudid ehitavad ka üles 3. templi. Aga sellel 3. templil selles mõttes ei ole enam Jumala lunastusega mitte mingit pistmist, sest et Jumala nagu päästmine ja lunastus ei lähe nagu sellepärast tagasi, et nad ehitasid selle templi ja nad hakkavad seal jälle ohvrit tooma, eks ole, vaid Jumala lunastus jääb nüüd ainult taevasesse templisse. Ehk teiste sõnadega, kui me loeme Heebrea näiteks 9. ja 12. peatükis, me näeme seda, et Jeesus läks pärast oma surma ja üles tõusmist taevasesse pühamusse, eks ole. Ja piibel ütleb, et ta läks sinna oma verega ja ta piserdas ja ta puhastas selle taevase templi ja nüüd ta ütleb, kui ta oli seda teinud, ta istus maha isa paremale käele taevasse. Ja nüüd tema on, nagu ütleb tema kohta, preester igavesti, ülempreester igavesti Melkiseedeki korra järele. Nüüd mida ülempreester tegi? Templis ta tõi ohvrid, eks ole. Inimesed tegid pattu, võtsid oma lamba õlale, läksid, andsid selle preestrile, preester ohverdas, valas tema vere, inimese patt sai lepitatud. Aga nüüd tempel hävitati ja Jeesus on taevases pühamuses. Enam ei ole vaja maistemplit, eks ole. Ja sellega, et Jumal laskis selle templi nii-öelda hävitada, ta nagu ütles, et nüüd ei ole enam vaja maistemplit, eks ole. Ei ole enam vaja loomade ohverdamist, vaid nüüd meil on üks ülempreester, kes on Jeesus Kristus, kes on Jumala ja inimeste vahel vahemees. Wow. Nii, tekstis räägitakse ka Jeruusalemma ülesehitamiseks. Aegade surve all, kui me siin loeme. Ta ütleb, et Jeruusalemm ehitatakse ülesse, vallikraavid ja kõik, aga aegade surve all. Nüüd kui me loeme Nehemia raamatut ja Esra raamatut, siis sealt me näeme, millise surve all see ehitus käis. Ma üks pühapäev siin mõni aeg tagasi ka jutlustasin sellest seoses kogudusega, see oli vist septembrikuus. Et koguduse ehitamine, ka nagu Nehemia ehitas seda üles suure surve all, ühes käes olid neil relvad ja teises käes oli ehituse kellu või mingi tööriist, millega nad ehitasid, on ju. Ja täpselt nii, nagu ta siin profeteeris, täpselt nii see juhtus, eks ole. Seal olid need Sanballat ja Toobiat ja keegi Samaaria, maavanem sealt Samaariast, eks ole. Nemad tulid Nehemia vastu ja hakkasid siis tegema neile takistusi ja hakkasid kuningale peale kaebama, eks ole, siis selle. Ja lõpuks oligi, et tegelikult see ehitustöödega tuli lõpuks pidur peale. Üle 10 aasta ei toimunud ehitust, eks ole, sellepärast, et nad hirmsasti valetasid ja kaebasid kuningale peale ja siis lõpus, kui Nehemia läks sinna kuninga juurde ise, siis tagasi tulles alles 13 aastase nagu vaheajaga ehitati see üles. Aga sõbrad, see kõik oli nagu Jumala ajakavas. See oli kõik selle 49 aasta sees, see ka 13 aastat ka, mis nagu see asi seisis, eks ole. Ja nagu me loeme siit, eks ole, see kõik toimus aegade surve all. Sa võid lugeda Nehemia 20 pärast. Amen. Nii. Me rääkisime sellest 70. aasta nädalast, mis on väga põnev, mis ei ole veel toimunud, eks ole. Ja nagu me näeme, et Jeesuse hülgamise tagajärjed olid tegelikult väga katastroofilised Iisraeli rahvale. Vist üle-eelmine piiblitund ma rääkisin sellest,
et need tagajärjed olid sedavõrd tõsised, eks ole, et mitte ükski teine süütegu, mida ükski rahvas või keegi kunagi maa peal on teinud, ei ole kunagi sellist tulemust saavutanud, et tegelikult pannakse nagu terve rahvale pidur peale või stopp peale nagu selle ajale, eks ole. Ja kõik need profeteeringud ja kõik need asjad nagu ei lähe täide enam, kõik nagu seisab, eks ole. Ja seda me täpselt näeme, kui sa vaatad nagu juudi rahva ajalugu, siis sa näed, et see kõik on nagu olnud nagu külmutatud kinni täiesti. Aga samas külmutatud kinni või nagu pausi peal olek ei tähenda seda, et see on nagu lõppend ära. Vaata samamoodi, kui sa vaatad oma videomakki või DVD mängijat, eks ole, siis seal on 2 nuppu. Üks on paus, teine on stopp. Vaata, kui Jumal oleks pannud stopi peale, siis oleks pilt eest kadunud, eks ole. Oleks asi ära lõppenud. Aga Jumal pani pausi peale selle. Ta pani selle nagu piduri peale. Ja ta ootab seda aega, kui nüüd kogudus võetakse ülesse, et taas seda käivitada. Ja me näeme seda siis, et see saab toimuma varsti. Nüüd, Salm 27, vaatame Salm 27, 9. peatükk. Siin on nagu natukene tõlgitud see asi valesti. Siin ütleb nii, paljude meelest ta ei hooli lepingust. Tegelikult see hooli on natukene negatiivne sõna. See räägib Jeesusest. Ja võib-olla jah, juudi rahva meelest on Jeesus negatiivne kuju. Et ta võib-olla ei hooli lepingust, aga tegelikult see täpsem sõna, millega siin on tõlgitud või seda kasutada on see, et ta nagu kinnitab lepingut ja ta teeb ühe kindla lepingu. On võib-olla nagu täpsem väljendus selle kohta. Ja see on nagu mõistetud siis Jeesusega seoses, et tema, kui ta tuleb, siis ta teeb ühe kindla lepingu, eks ole. Ja juutide meelest võib-olla tõesti ta ei hooli lepingust, et ta on nagu negatiivne kuju ja nad ei taha nagu midagi temast teada, eks ole, tänapäeval. Ja huvitav on just see, et kui me nüüd loeme, me tuleme tagasi, ma ütlesin, et alguses, et me tuleme tagasi selle 2300 õhtu ja hommiku juurde. Et mida on huvitav tähele panna, eks ole, et kui sa seoded 2 nägemust kokku, eks ole, Danieli 8. ja nüüd selle 20-27 salmide 9. peatükis, siis sa näed seda, et siin räägib nagu ajast 70 aasta nädalat ehk siis 490 aastat. Seal räägib 2300 õhtut hommikut. Nüüd õhtu ja hommik, kui ta kasutab ka seal seda samasugust analoogiat, et üks päev on nagu üks aasta, siis tead, mis aega me jõuame? See on ka nagu väga huvitav, eks ole. Me jõuame aastasse 1844. Nüüd sellest ajast peale, kui see kuningas andis käsu, eks ole, Pärsia kuningas andis loa ja käsu, et juudi rahvas saab minna koju, ehitame üles oma templit, eks ole, oma linna, Jeruusalemma. Sellest käsust alates, kui sa loed nüüd 2300 õhtut hommikut, ehk siis 2300 aastat, sa jõuad aastasse 1844. Nüüd see on hämmastav, jälle kui sa seostad selle aja 1800 aastat juudi ajalooga, Iisraeli ajalooga, siis sa näed seda, et see on üks väga huvitav periood Iisraeli rahva ajaloos. Ja see on just aeg, kus sellel just 1844 ja just 40. aastasest peale hakkas midagi toimumas Iisraelis. Ja see hakkas nagu vaikselt ja juudid hakkasid tulema vaikselt koju. Hakkas peale see sionistlikud ideed ja liikumised ja keiser Saksas hakkas valitsema see Wilhelm II ja tema hakkas seal siis ka, ta oli kõva antisemiit. See on väga huvitav lugu, et temast rääkida neist asjadest. Aga sa näed, et üldjoones uurides seda ajaloogu Iisraeli rahva ajaloos seoses, seal juba hakkas midagi toimuma. Ja nagu ma siin üks pühapäev, kui ma rääkisin sellest Iisraelist, mäletad, ma ütlesin, et 1800 oli see 78 või 9 hakkasid tulema juudid juba massiliselt tagasi oma kodumaale. See tähendab seda, et nii-öelda see periood hakkas vaikselt juba mööda saama. Ja see ei ole nagu selline järsk läbilõige, see on pikka mööda hakanud toimuma. Et me näeme ka, et see 2300 õhtut hommikut, ka see aeg sai sellel ajal otsa. Ehk siis sõnadega ma vist seda ütlesin ka, et nagu Jumala karistus või
kui me kasutaksime sellist nagu pilti, et kui juudid lõid Jeesuse risti, selle messia, selle võitud vürsti, kellest siin räägib, ja nad hülgasid tema, ütlesid Pilatusele, et löö ta risti, me ei taha endale kuningat, me ei vaja teda, eks ole, nii edasi, siis see oli aeg, kus Jumal keeras selle rahval nii-öelda selja. Ta keeras neile selja, ta ei tegelenud nendega enam, ta ei vaadanud nende poole enam, eks ole, ta tegeles sellel ajaperioodil muude rahvastega. Me loeme seda ajaloos, kuidas evangeelium hakkas minema teiste rahvaste keskele, eks ole. Kuidas Jumal kutsus Pauluse ja saatis siis esimesed apostlid ja see hakkas levima üle terve maailma. Aga nüüd me näeme, et sellel ajal hakkas Jumal tegelema jälle juutidega. Me võiksime siis kasutada sellist pilti, kus Jumal hakkas nagu vaikselt ennast tagasi pöörama selle rahva poole nagu näoga. Ja jällegi, et me näeme seda, et kui nüüd sellest ajast peale, kui Jumal nagu pööras oma pale selle rahva poole, siis keegi teine ei saa neile kurja teha. Keegi teine ei saa neid neada, nagu Jumal siis käskis Abrahamile, ütles, et kui keegi teed neab, siis mina panen nad vande alla, eks ole. Ja jälle need asjad tulid tagasi selle rahva keskele. Ja jälle, kui me loeme nagu sellest ajast peale, siis 19. sajandist, eks ole, me näeme, et Jumala nagu armi ja soosing ja poolehoid on jälle selle rahvaga, eks ole. Ja ma usun, et see nagu kasvab, eskaleerub pikka mööda, nagu see täna on toimunud, kuni selle sama hetkeni, kui Jeesus tuleb tagasi, kui sa saad selle slaidi panna, kui Jeesus tuleb tagasi. Saad, jah? Okei. Nii et see on see 2300 õhtut hommikut. Sõbrad, kas ei ole see põnev profeteeringud? Et kui sa loed nagu muid profeteeringud, siis Piibel kasutab sellist analoogiat, et viimsel päevil ma valan oma vaimu. No mida tähendab viimsel päevil? See on viimased 2000 aastat. See on hästi pikk, väga ebamäärane tähendus, eks ole. Kui me loeme ühte või teist või kolmandat asja, eks ole, siis me näeme, et Piibli profeteeringud on sageli väga sellised, nad ei kasuta nii täpseid arve, aga see aastanädalate profeteering on selline, mis kasutab väga täpselt neid aastaarve ja me näeme, kui täpselt need täide lähevad. Väga täpselt, aastate pealt, isegi kuu pealt, eks ole. Samas kuus juhtus see, eks ole. Ja kui need kalendrid arvestada, siis ma usun ka, et isegi see päev on täpne. Nii et Taanieli 70 aasta nädalat. Selline oli siis selline piiblitund. Järgmine kord me vaatame ka ühte profeteeringut ja nagu me näeme, et Taanieli profeteeringud ja need ilmutused, mida Jumal andis, see nagu sageli kordab seda sama asja. Ta kasutab teistsugust analoogiat ja ta jälle seletab seda sama asja või neid samu sündmuseid. Ja järgmine kord siis me vaatame 11. peatüki ja meil on jäänud, sõbrad, veel 2 korda ja siis meil on Taanieli raamat läbi. Halleluja! Me oleme suure asja saavutanud, aga Jumal õnnistagu teid.